Eelmine Läti valitsus tellis Rail Baltica projekti põhjaliku hindamise, mille tulemused on nüüd selgunud. Hindamist viis läbi Hispaanias asutatud rahvusvaheline konsultatsioonifirma Alvarez ja Marsal. Hispaanlaste lõplik järeldus kujunes karmiks. Kui Läti jätkab ehitustöid praegusel viisil, siis võivad rahalised kulud oluliselt kasvada ning üksnes Euroopa Liidu vahenditest enam ei piisaks. Spānijā jūs varat atrast Madride, Barcelona 600 km ātrvilcienu posms, kurā tehniski ir 2 stacijas, bet dzīvē viņi izmanto vienu, reti 2. Mums 200 km ir paredzēts 17 stacijas. Kā tas ir salīdzināms ar tādu piemēru, kā to var nosaukt par ātrvilcienu, tad mēs jau esam nopietni iebraukuši problēmās. Lähtudes Rail Baltica jätkusuutlikkuse analüüsist tegi Läti valitsus kokkuleppe Transpordiministeeriumiga. Selle kohaselt peab septembri keskpaigaks valmima ettepanekute pakett, millega vähendatakse tehniliste ja ehitusmaterjalide nõuded absoluutse miinimumini. Nevis mēs Škodu būvējam, nevis mēs Bentley būvējam, bet mēs jau esam Rolls-Royce. Tik tālu mēs esam aizgājuši, bet mums vajadzētu līdz tam Opelim tikt vai līdz tam Škodai tikt. Un tā ir tā lielākā problēma, ko mēs šobrīd redzam. Eesti peaminister Kristen Michal näeb lätlaste Rail Balticu plaani pigem positiivselt. Minu meelest on esiteks suhteliselt hea uudis see, et Läti valitsus on asja tõsiselt võtnud. Seda esiteks, teiseks nad on öelnud, et nad keskenduvad olulisele. Eesti on ju nagu Leedugi tegelikult kärpinud oma Rail Balticu ehitamise kulusid. Et me oleme ju öelnud, et me teeme olulisema, me hoiame sealt kokku, kus on võimalik. Ja kui Läti samamoodi teeb, on see pigem nagu hea plaan. Rahvusvahelise konsultatsioonifirma analüüs ei piirdunud ainult rahalise kriitikaga. Lisaks juhiti tähelepanu ka raudtee projekti juhtimismudelile, mis vajab senisest tugevamat selgroogu. Līdz šim, diemžēl, ir bijusi ļoti, es lietošu vārdu laikam neprofesionāla pārvaldība, sadrumstalota pārvaldība. Ja mums ir 11 reizes mainījusies valde dzelzceļa līnijās, kas ir nacionālais ieviesies, tad, es domāju, tā jau arī ir atbilde par to, kā mēs esam līdz šim to īstenojuši. Kokkuvõttes määratles Hispaania konsultatsioonifirma Lätile 3 stsenaariumit. Esimene on jätkata ehitust praeguse plaani järgi, mida lõunanaabrid endale lubada ei saa. Teine võimalus on nõudeid vähendada ning kolmandaks võimaluseks on projekt täielikult lõpetada. See ei ole võimalik, et Rail Balticu rahastusega on lihtne lugu, et kui sa seda ära ei kasuta, siis sa pead selle raha tagasi maksma ja ma garanteerin, et mitte keegi seda tegema ei hakka. Esimesed kärpimisideed on lätlased juba välja käinud. Need puudutavad Miisa ja Leedu piiri vahelist 33 kilomeetrist lõiku. Kavas on vähendada raudtee keskmist kõrgust ja külmakaitsekihi paksust. Samuti võidakse loobuda ligi 13 kilomeetri pikkustest müratõketest. Esialgu pidi kogu Rail Baltica maksma 5,8 miljardit eurot ja valmima 2026. aastaks. Viimase hinnangu järgi ulatub selle maksumus aga ligikaudu 24 miljardi euroni ning valmimisaeg jääb parimal juhul aastasse 2030.